Tere taas, sõbrad! Käes on kolmapäev ja kell on 2 päeval ja sõidan mina siis ühele jõele. Selle jõega on siuke huvitav love and hate relationship nii-öelda. Et sealt võib tulla väga ilusat kala, kui hästi läheb, aga seal võid ka terve päeva nullitada, ehk siis mitte midagi saada. Aga kuna on õues ilus ilm, 6 kraadi on sooja ja täna on meil vist 4. märts, kui ma ei eksi. Ja kuna täna on trennivaba päev nii-öelda, lastega kossutrenni ei ole, siis otsustasin, et lähen ja vaatan selle jõe ka ära, et sai käidud seal tegelikult mingi 6 päeva tagasi ja siis oli jõgi täiesti veel kaane all, ehk siis jää oli peal ja ei saanudki püüda seal. Aga nüüd peaks olema jäävaba see jõgi ja lähme siis vaatame, kas õnnestub midagi ilusat tabada või mitte, et sealt jõelt on mul rekord siis 49 sentimeetrit jõekas. Eks siis ole näha, vaatame, loodetavasti on püügiolud normaalsed ja püüda saab normaalselt ja mul on veel siuke pool tundi või rohkem sõita. Nii et jah, aga näeme jõe ääres ja täna mul on selline huvitav asi, et ma tõenäoliselt võtan omale 2 ritva kaasa, millega püüda. Ja sellest juba räägin siis lähemalt, kui juba jõe ääres oleme. Olen jõudnud siis jõe äärde kohale. Jõgi on lahti. Küll kallas on natukene võib-olla selles suhtes keeruline, et jää on murdunud ja siis kaldad nii-öelda kaldas on siis murdunud jää, nii et nagu jõele lähedale tegelikult on nagu keeruline saada. Et kui kala peaks näiteks otsa tulema. Aga ma ütlesin, et ma püüan täna 2 õngega, ma võtan 2 õnge kaasa ja Martin Rustikast, siis Rustikalandid, Rustic Lures, rustikalandid.ee tõenäoliselt saatis mulle huvitavaid lante ja üks lant on siis siin roosa, praegu päike paistab vist peale, aga et kirjas on, et haugide säina ja ahvena püügiks, pikkus 6 senti, 15 grammine. Ta on natukene suurem kui siis tavalised jõeforelli landid, millega ma püüan, aga ma täitsa usun, et sellega on võimalik saada ka jõekat. See on siis ilma keeleta lant, ehk siis seda tuleb niimoodi, nagu näete siin, väga kena, ilus roosa mulle meeldib ka, see on ilusaid kalu toonud see hooaeg juba. Ja ta on vist aeglaselt tuppuv, kui ma õigesti mäletan, jah, aeglaselt tuppuv, 15 grammine, selle jaoks mul on vähe tummisem ritv kaasas. Ja siis Rustikalandid saatis mulle veel väga huvitavaid lante, siin nad kõik on. Ja võib-olla, kui see video juba välja tuleb, on meil 2000 subscriberit täis, ma ei tea. Aga on sellised ilusad siis haugilandid. Jube kehkva on filmida, sest et päike paistab. On sellised ilusad, siis need on need, kus konks on siis peidus. Ja siis on mingid sellised, mida ma ei ole kunagi näinud. Need on ka tundub, et saugikad, sellised väga huvitavad landid. Ja ma arvan, et neid ilusaid lante ju ei saa ainult endale jätta. Et kui meil 2000 subscriberit täis saab, siis me teeme ka mingi ägeda loosimise. Aga jah, need 3 lanti on haugilandid. Ja väga, no ma jätan kindlasti ühe endale ka, äkki see hooaeg jõuab ikkagi puhtalt haugi ka püüdma. Eks ole näha, aga ma arvan, et paneme äkki mõne landi siis loosi, kui meil 2000 subscriberit täis saavad. Aga okei, nii palju siis juttu. Juba päris palju juttu on olnud alguses. Aga mul on asjad koos, 2 õnge koos. Ja vaatame siis, kas täna nullitame või
või saame midagi ilusat, et hooaja esimesed 3 käiku on toonud 4 mõõdukala. Pole kordagi veel mõõdukalast ilma jäänud. Loodetavasti see trend jätkub täna, aga eks ole näha. Kraadi võrra on ilm läinud jahedamaks, aga 5 kraadi on õues sooja. Nagu näete, päike paistab, kõik on täitsa timmis, nii et hakkame aga püüdma ja vaatame, kas õnnestub. Et ma proovin mõlema õngega püüda. Proovin siis selle nii-öelda haugi, säina ja ahvenalandiga ka, mis on 15 grammine ja siis ma proovin kindlasti ka siis selle roosa viimase viskelandiga, mis mul on see hooaeg toonud ilusat kala. Vot, aga hakkame püüdma. Ohohoo, nii. Jõe ääres siis ja kallas on väga kõrge. Et kui mingi ilus kala peaks otsa tulema, siis on tükk tegu kindlasti. Et seda kala kätte saada. Veetase minu üllatuseks ei olegi. Teab mis kõrge. Ma kartsin, et on kõrgem. Nii, esimene vise. Vaatame siis, kas mõni kala on kodus. No, parem oleks jah, et esimese viskega kala ei tule. Ma ei julge siin veel seda 15 grammist proovida. Täna on väga tuuline. Tuul on küll korralik. Mine pekki. Oi, hakkasin libisema just. Hakkasin just kaldalt alla libisema. Täitsa lõpp. See läks õnneks, ütleme nii. See läks õnneks. No nagu näete, siis siin pole küll eriti midagi teha, et kui peaks kala otsa tulema, siin on täiesti libe jää, täiesti kiilas jää. Ja kaugemale ma siit minna ei saa. Ja ma ei hakka riskima ka. Et täiesti võimatu on siin, jah. Siin ei saa kuskil jõele nii-öelda lähedale. Ei võta seda riski, et kui kala peaks otsa tulema, no kuidas ma kangutan ta mööda jääd siit või? Ei. Liiga halb. No kurja, siin on sama teema. Jälle selline jää. Aga no, ma ei tea. Ma siis proovin siit. Suur kala otsa tuleb, siis ma ei tea, mis saab. Ja mul on praegu jalg on siin vahes. Sest muidu on täiesti libe. Paneks kohe vette. Natukene nagu ohtlik ka. No. Nii oli, aga ma ei saanud aru, kas see oli. Võtt oli just, aga ma ei saanud aru, kas see võis olla üldse ahven. Vähemalt selline mulje oli küll, väike kala oli. Ja tundus nagu, et täiega triibuline. Tundus triibuline kala, nii et see võis olla ka ahven. Okei, aga prooviksin siis seda uut lanti. Nii. Vaatame üldse, kuidas me selle mängule saame pihta või ei saa. Ahah. Nii. Ahah. See mängu õppimine võtab aega. Ossa, kus see lendab.
ma ei tea, kas teda nagu vastu voolu saab nii hästi mängima kui. Aga muidu on päris huvitav, ütleks nii. Ritm on mul täpselt testiga vedas. Nüüd läks midagi 3-15 grammi on mul ritm. Okei. No. Ei, iseenesest selline ilus roosa. Aga tuleb veel õppida seda mängu. Tõenäoliselt ülesvoolu visates ta mängib äkki paremini küljelt küljele. Nii, nägin just ühte kala korraks lanti jälitamas. Aga ta on ikkagi kalda ääres seal rahulikumas voolus. Jummel. Ei ära tõmba siia mingeid asju peale. Aga no, ma ei tea, kuidas siin kala kätte saamisega lood oleks. Nii. Tuli ära. Siuke, ma arvan, et nipa-napa mõõdukala. Kuskilt põhjast ta tuli. Nüüd peame laskma tal väsitada. Kus ma panin oma kahva? Ahah, selja taga. Jaa, ei, see on tegelikult mõõdukala. Mõõdukala kindlalt. Täitsa kena. Väga väga ilus ja isegi paksuke korralik. Ma pean tulema siia äärde sisse. Nii. Mine ära. Oi, kui kena, kui toonus kalas oled. Nii. Opsti. Võtame siit käsi märjaks lumega. Ahah. Nii. Korraks mõõdame ära ka ridva kõrval. Aga nii. Oota, rahu, sõbrake. No nii. Täpselt mõõdus. Ups. Nii. Mine. Näe, sealt paneb. Hops. Täpselt mõõdus 36 senti. Nii, proovime siin seda siis vähe tumisemat lanti ka. Hops. Ma ei tea, kas ma nii kiires voolus saan nagu ta korralikult mängima.
mis ma siin olen siis mingi 40 mintsa äkki püüdnud ja 1,36 jõekas siis on käes. Vägev, kihvt, see on mu 4. püük ja täna on ikka tuuline, ikkagi oksi kukub puu otsast alla. Siin on natukene liiga kiire vool vist. Aga jah, 4. püük ja mis ma olin? 5. mõõdukala siis. Ussu kurja. Sealt just mingi jäätükk kukkus ja niimoodi ehmatab. Kuskilt sealt kaldast kukkus jäätükk alla. No johha ei liigu, see ehmatab. Siin on meil jälle väike probleem. Kui peaks kala otsa tulema, siis muud moodi ei ole varianti, kui vinnad mööda seda jääd ülesse. Nii, hea asi on muidugi see, et ma unustasin landikarbi. Unustasin autosse ja ma ei viitsi autoni tagasi minna. Nii et tuleb püüda sellega, mis siis parasjagu otsas on, ehk siis mõlemad roosad landid. Aga noh, hetkel ma ei näe probleemi, kui roosa on mul selle hooaja alguses nii hästi toiminud, toonud 5 mõõdukala. Nii et tüü, aga loodetavasti ei jää siis ilma kuskil sellest, sest siis oleks küll autoni tagasi minek. Päris omajagu on püütud ja esimese 40 minutiga siis sain kokku 2 kontakti äkki. Üks oli kindel võtt, on ju. Tegelikult oli veel, arvan, et 1 võtt ja siis 1,36 kaldale, nii et nüüd ei ole nagu mitte midagi toimunud, täiesti 0, aga ma tean, et head rahuliku vooluga kohad on veel ees tulemas. Nii et loodame parimat. Natuke kõhe on siin üksinda, ütleme ausalt. Väga palju igast hääli on. Ja jama, et ikkagi kõik landid omal jätsin autosse, et ja nüüd ei olegi muud kui ainult roosaga. Ikka tühja vaikust on olnud, aga see on talvine püük, ja see on tegelikult selle jõe püük, et kui väga hästi joppab, siis saad midagi ilusat ja kui ei joppa, siis nullitad. Õnneks mul seda muret ei ole, et ma täna nullitaks, aga oleks tore ju veel mõni ilus kala kätte saada. Kui mõnus, 2 ridvaga veel eriti.
sinna poole veits. Vaikselt hakkab jahedaks ka kiskuma. Päikest pole ammu näinud. Aga no kurja. Hops. Selle siia. Hops. See on nüüd hea rahulik koht. Siin võiks ju mõni kala talvituda. Ma ei ole siin mitte kunagi siit kurvist kala saanud. Aga kunagi on ikka esimene kord, come on. Ühesõnaga, lõpetame tänaseks ära. Kisub täitsa hämaraks. Praegu läks nöör ka katki. Nii et täna siis niimoodi, et üks 36 sentimeetrine kaldale ja üks, ma arvan, et see oli ahven tegelikult. Et üks ahvenavõtt ka tundus jube triibuline olevat. Ja rohkemate midagi, täiesti null, nagu kaevu loobiks, et mis siin ikka, ma arvan, et võib-olla panen siis teise videoga kokku, võib-olla mitte, teen eraldi video, aga homme läheme me kermoga kalale. Nii et ja loodetavasti tuleb natuke rohkem kala. Aga okei, ma siin panen nüüd kokku oma õnge ja siis auto poole ajama. Nii et tore, ikkagi 4 püüki, 5 kala, mõõduskala. Ei saa üldse kurta hooaja alguse puhul, nii et paneme aga täiega edasi. Tšau, paka!